Tere! Te vaatate videokoolitust Sularahakassat ja kaardimakseterminali DHL-is. Head vaatamist! Sularahaga tegelevale isikule defineeritakse DHL-is kassa, millega kaasneb kohustus võetud raha üle arvestuse pidamine ning igapäevane kassajäägi kontrollimine. Sularahakassa saab olla personaalne ühele isikule või jagatud vastutusega meeskonnakassa. Meeskonnakassa puhul on meeskonna liikmete vahel oluline kokku leppida isik, kes teeb vajadusel akte ning kontrollib kassajäägi õigsust. Personaalsete ja meeskonnakassade raha edastatakse kassapidajale. Oluline on teada, et kassapidaja ei pea raha üle arvestust DHL-is. Ühest DHL-i kassast saab raha teise anda aktiga, mille tüüp on sularaha üleandmine teisele töötajale. Kassapidajale tuleb raha üle anda aktiga sularaha üleandmine DHL-ist välja. DHL-is näeb tegevus välja järgmine. Raha üleandja avab akti koostamiseks menüüpunkti arveldus, uue akti koostamine. Valib väärtuse rippmenüüst kasutaja kassa ning talle kuvatakse DHL-i kassajääk. Raha üleandmisel kassapidajale tuleb täita vajalikud väljad ning vajutada nupule koosta üleandmise vastuvõtmise akt. Akti koostamise järel tuleb see välja trükkida ning edastada koos rahaga kassapidajale. Raha andmisel teisele töötajale tuleb akti koostamise kuval täita samuti kõik vajalikud väljad. Valida partnerkassa, kellele raha antakse, ning vajutada nupule koosta üleandmise vastuvõtmise akt. Raha vastuvõtja avab menüüpunkti aktide nimekiri, valib aktitüübi sularaha vastuvõtt teiselt töötajalt, märgib kuupäeva ning vajutab nupule otsi. Aktide nimekirjas on vaja akt avada ja kinnitada raha kättesaamist. Kõikidel arvetel, mis tuleb patsiendil ise maksta, on arve koostamise kuval maksete plokk. Sellised arved on näiteks tasulise teenuse arved, visiiditasu arved ja voodipäevatasu arved. Nende arvete puhul tuleb eristada kahte mõistet: arve ja makse. Valides arve koostamisel maksmisviisiks kõik ülekandega, tekib patsiendile arve, mis saab staatuseks maksmata ning patsient võib makse sooritada hiljem näiteks registratuuris või kodus ülekandega. Maksmata arvel on olemas arvenumber ning laekumiste ajaloo plokk on tühi. Selline arve tuleb kindlasti patsiendile kaasa trükkida. Sularaha makse puhul tuleb maksmise plokis valida raadionupp kõik sularahas, sisestada patsiendilt saadud summa ning vajutada nupule arve valmis. Laekumine kuvatakse kuva allosas kviitungi numbrile vajutades
saab patsiendile trükkida kviitungi. Kaardimakse puhul peab olema valitud väärtus kõik kaardiga. Vajutada nupule arve valmis ja oodata, kuni patsient on sisestanud makseterminali kaardi ning PIN-koodi. Alles siis, kui makse jõuab makseterminalist laekumiste ajaloo plokki, võib EHL-is valida järgmise tegevuse või menüüpunkti. EHL-is olevate arvete puhul ei ole lubatud makseterminali sisestada summat käsitsi. Kui patsiendi arvel on midagi valesti, tuleb teha krediitarve. Krediitarve tuleks võimalusel teha patsiendi juuresolekul, et summade erinevusel saaks talle vajadusel raha tagastada, juurde küsida või edastada info arveridade muudatuse kohta. Maksmata arvete puhul ei tule patsiendile raha tagastada ning seega on krediitarve koostamisel vähem piiranguid. Makstud arve puhul tagastatakse patsiendile alati sularaha. Kui see pole võimalik, siis tuleb pöörduda raamatupidamise poole. Sularahakassa jääki tuleb igapäevaselt kontrollida, sest vigade otsimine on seda lihtsam, mida lühem on kontrollitav periood. Igapäevase kassajäägi kontrolli võib teostada näiteks menüüpunktil uue akti koostamine. Kasutaja kassa valiku järel kuvatakse kassajääki, mis peab klappima reaalselt kassas oleva rahaga. Sama arvu näitab ka kassa aruanne sularaha liikumised. Aruande koostamiseks tuleb kassa aruannete kuval rippmenüüst valida aruande tüüp. Sisestada muud vajalikud otsinguparameetrid ning vajutada nupule trüki eelvaade. Sularaha ja kaardimaksete ning aktide kohta on võimalik koostada teisigi aruandeid.